Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldab mais suurõppuse SEAL 2018. Et õppus ilusti õnnestuks, on oluline oma varustuse eest hoolitseda. Kõige olulisem vast on hoolitseda oma saabaste eest, sest kuivad jalad on õppuse jooksul väga olulised. Saabaste hoolduse juures on olulised 3 asja. Tähtis on eemaldada mustus, jalanõud kuivatada ja töödelda saapahooldusvahendiga. Kui oled laost välja võtnud uued saapad, siis kindlasti enne esimest kandmist määrinad ohtralt sisse merelõviga. Ja võimalusel kanna oma saapad enne õppuse algust sisse, et villid ei tuleks kiiresti õppuse meeleolu segama. Oma saabaste kuivatamiseks on mitu erinevat võimalust. On võimalik panna saapad kuivama telgi ahju juurde, aga kui see ei ole võimalik ja ööbimine toimub näiteks lageda taeval pibi all, siis saab oma varustust kuivatada magamiskotti sees. Kui ronid magamiskotti, võta kõik oma niisked asjad endaga kaasa. Kui magamiskott märjaks saab, siis ära rulli seda tihkelt kokku, vaid topi magamiskott lihtsalt magamiskoti ümbrisse. Ja esimesel võimalusel võta magamiskott välja ja lase sellel tuulduda. Peale kaeviku kaevamist on oluline hoolitseda ka oma labida eest. Kui see on mulla või saviga määrdunud, siis puhastada vee või rohuga ja kanna labida peale relvaõli. Kui vorm juhtub märjaks saama, on vaja see kuivatada samamoodi kas telgi ahju juures või siis võtta magamiskotti kaasa. Kui vormile jääb kuivanud muda, savi, siis eemalda see lihtsalt kuiva harjaga. Kindlasti on oluline hoolitseda ka oma relva eest, aga sellest juba mõnes järgnevas videos. Alati hinda ilmastikku ja enda järgnevat ülesannet ning riietu vastavalt sellele. Kui sa ei ole kutset saanud, pöördu malevasse ja anna teada oma osalemisest õppusel. Kohtumiseni õppusel SEAL 2018.